Eestis on üsna palju tehtud vähiuuringuid, meil on siin täiesti olemas tõsiseltvõetavad teadlased sellel alal, ka maailmas tehakse väga palju uusi avastusi vähiravi teemal. Aga kui palju sellest jõuab täna patsiendini? Ma arvan, et päris palju jõuab tegelikult, sest onkoloogid oma igapäevatöös tegelikult juhinduvad ravijuhistest. Ja need ravijuhised, millest me juhindume, on tavaliselt rahvusvahelised. Ja põhiliselt kasutame me Ameerika Ühendriikide juhtivate vähikeskuste välja töötatud ravijuhised, mis põhinevadki tõenduspõhisele materjalile ja loomulikult me kohandame neid Eesti oludele vastavalt nendele võimalustele, mis meil on nii materiaaltehnilistele kui ka finantsilistele. Nii et kõik uuendused tegelikult nii ravimuuringute kui tehnoloogia alal, mis puudutab uuringuid, ühel hetkel ikkagi jõuavad kliinikusse ja jõuavad ka Eesti vähihaiguteni. Te rääkisite finantsilistest momentidest. Kas see tähendab seda, et meie haiged saavad ikkagi kuidagi veel nagu ebakvaliteetsemat ravi kui Ameerikas? Ma arvan, et esiteks need ravijuhised ei ole nii üksühesed. Seal on tavaliselt välja pakutud mitmeid erinevaid ravivariante ja diagnostikavariante. Ja üldiselt on nii, et Eestis on vähihaigete diagnostika ja ravi täiesti rahvusvahelisel tasemel ja kõik põhilised sellised uurimismeetodid, ravimeetodid, kaasa arvatud ka ülikallis innovaatiline bioloogiline süsteemravi on tegelikult suures plaanis Eesti vähihaigetele kättesaadav. Rääkige veel kord üle, mis see innovaatiline bioloogiline süsteemravi on? No vähihaigete ravi ju üldiselt jaguneb nagu laias plaanis 3 osaks. Kirurgiline ravi, kiiritus ja süsteemravi. Süsteemravi omakorda raviks rakumürkidega ehk keemiaravi, seejärel siis hormoon ehk endokriinravi ja bioloogiline ravi. Bioloogilise ravi all põhiliselt me peame silmas uusi innovaatilisi vähiravimeid, kas monoklonaalseid antikehi näiteks või kinaasi inhibiitoreid. Nad on juba nõndanimetatud sihtmärk ravimid ja nende häda on selles, et nad on suhteliselt kallid võrreldes tavarakumürkide ehk tavaliste keemiaravimitega. Aga kui nad on nii kallid, siis kelle peale te neid raatsite raisata? No siin me tegelikult olemegi saanud ja loodame saada ka tulevikus abi just nimelt laboratooriumi teadlastelt. Sellepärast, et väga paljud uued sihtmärkravimid on ju, nende kasutamine põhineb konkreetse biomarkeri olemasolul. Näiteks kui me räägime rinnavähiravist, räägime ravist monoklonaalse antikehaga trastuzumab, siis see sobib ainult patsientidele, kellel on inimese epidermaalse kasvufaktori ehk HER2 geeni amplifikatsioon, on geenimuutus, ainult sellele grupile rinnavähi haigetesse ravi sobib. Või kui me räägime näiteks soolevähist, räägime sellisest geenimutatsioonist nagu KRAS geenimutatsioon, tähendab ühesõnaga geenid võivad olla muutunud või võivad olla, normaalsed ehk nõndanimetatud wild ehk metsiku tüübi geenid, et kui sellel patsiendil ei ole muteerunud see KRAS geen, siis sel juhul me saame teha ravi monoklonaalse antikehaga cetuximab näiteks. Seetõttu on väga hea, et kallistele ravimitele on tihti olemas kriteeriumid, millistele patsientide gruppidele nad sobivad. Ja tulevikus üha enam me ikkagi loodame saada rohkem teada neist biomarkeritest, et me saaksime seda vähiravi individualiseerida. Et igale patsiendile, mitte igale patsiendile oma ravim, vaid igale patsiendile või patsientide grupile konkreetsed ravimid. Kui palju te teete koostööd meie vähiteadlastega? Ma arvan, et me teeme iga aastaga üha enam ja tulevikus loodame teha veel rohkem. Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogid põhiliselt teevad koostööd vähitehnoloogia arenduskeskusega, aga on ka Tartu Ülikooli ja teiste
teadus-arendusasutustega koostöö. Mis puudutab koostööd Vähitehnoloogia Arenduskeskusega, siis siin meil on põhiline koostöö, mis puudutab geneetilisi konsultatsioone ja eeskätt rinnavähi ja käärsoole ehk jämesoole vähi geneetilise riski hindamine. Rinnavähi puhul näiteks need BRCA1 ja BRCA2 geenitestid tegelikult tehakse Vähitehnoloogia Arenduskeskuse laboratooriumites ja samuti käärsoole vähiriskiga patsientidel tehakse rida selliseid labori geeniteste just nimelt Vähitehnoloogia Arenduskeskuses. Kas te tunnete, et teadlased näiteks Eestis, aga ka maailmas arstina, kes iga päev näeb seda vähki oma paljususes, et nad liiguvad nagu õiges suunas, et nad tegelevad selliste praktiliste küsimustega, millega teie just arstina tahaks, et tegeletaksegi? No teadlane ei saagi võib-olla alati, ei peagi tegelema konkreetselt praktikasse suunatud tegevusega, eks ole, teadus jaguneb nagu kaheks, on selline alusteadus, basic research ja on selline siirdeteadus ehk siis translational research. Üha enam kaasajal pööratakse just nimelt tähelepanu sellele siirdeteadusele, et teadlased oleks motiveeritud töötama välja mingit konkreetset testi, laboritesti või ravimit just nimelt konkreetse, eks ole, vähipaikme diagnostikaks või raviks. Aga me teame, et suured avastused tihti ei tule ju, ütleme, tellimise peale ja kõigi selliste, uute, novaatorlike ideede aluseks on ikkagi selline alusteadus, baasteadus ja seda on võimalik siis kohandada ka, ütleme, kliiniku ehk nagu patsiendi huvidele. Ja ma arvan, et mida enam teadlased ja praktilised onkoloogid suhtlevad omavahel, seda rohkem ka Eestis see teadus muutub nagu sihipärasemaks. Et ütleme, finantsilises mõttes on loomulikult ökonoomsem töötada välja konkreetses suunas lootusega, et sellest avastusest on ka patsiendile nagu kasu ja lootuses saada ka haigekassa rahastus selle konkreetse näiteks laboritesti taha, et seda ka tulevikus finantseeritakse. Enamatest biomarkeritest rääkisite, aga mis on näiteks veel sellist, mida te tunnete oma igapäevas töös, et pagan, et teadlased võiks sellega rohkem tegeleda? Eks need biomarkerid põhiliselt on, need biomarkerid on selles mõttes ju tähtsad, et me saame hinnata haiguse prognoosi, kas me peame haigeid, halvema prognoosiga haigeid tuleb tihti ravida tugevamalt, intensiivsemalt, parema prognoosiga haigetel me sellega püüame vältida üleravi. Teist liiki markerid, eks ole, on prognostilised ravi mõttes, millest oli ka siin juttu juba konkreetsete näidetega. Et võib-olla tulevikus rohkem sellist, mis puudutab rakuravi, rakuteraapiat, immuunravi. See on kaunis selline kuum ja oluline teema hetkel onkoloogias. Et võib-olla siin oleks vaja rohkem sellist tihedamat koostööd ka selliste baasuurijatega. Aga meil tegelikult ka selline väike koostöö on. Ka rakuravi alal tegelikult me Vähitehnoloogia Arenduskeskusega sellist koostööd teeme, mis puudutab siis nõndanimetatud killerrakkude võimalikku kasutamist. Et eks meil üht-teist on siin nagu käimas ka ja mõtteid on ka tulevikku, aga koostöö võiks alati olla intensiivsem, alati produktiivsem, aga väga kurta nagu ma arvan ka põhjust ei ole. Vähi puhul hästi palju räägitakse sellest, et on hea, kui see avastatakse esimeses staadiumis. Kui paljudel inimestel see reaalselt ikkagi tänapäeval esimeses staadiumis avastatakse, kui arvestada punkt 1, et perearst ei saada sind ju naljalt üldse mingitele uuringutele ja punkt 2, mitte midagi ei ole ju tunda. Punkt 3, võib-olla oled nii noor inimene, et screeningu programmi ka veel ei mahu. Ma ei oska praegu täpset protsenti selles mõttes öelda, et see on paikmeti ju erinev. Et kui me räägime nahavähist näiteks, siis me
väga tihti avastame algstaadiumis. Nõndanimetatud silmaga nähtav visuaalsed vähivormid, neid me avastame alati varem. Aga kui me räägime näiteks kopsuvähist, soolevähist, soolevähi puhul näiteks, kui kasvaja on väike, praktiliselt patsiendil kaebus ei ole. Seetõttu me püüamegi Eestis juurutada käär-pärasoolevähi sellist sõeltesti, mis põhineb siis väljaheite peitevere määramisel, kuna patsiendil kaebus ei ole. Ja kui see peiteveri on olemas, siis järgneb kolonoskoopiline uuring. Nii et üldiselt on nii, et see esimese staadiumi protsent on kaunis suur, aga see võiks olla tegelikult suurem. Ja kui me räägime varasest staadiumist, siis ka teine kuulub sinna hulka. Et meie Eesti vähihaiged ongi selles mõttes, ütleme, need ravitulemused on praktiliselt seetõttu on pisut nagu võib-olla kehvemad kui siin juhtivates lääneriikides ja Põhjamaades, et me ikkagi natuke hiljem avastame. Et meil ei ole piisavalt levinud need sõeluuringud ja ka inimeste teadlikkus ei ole nii tasemel. Me avastame näiteks rohkem 3. staadiumis, 4. staadiumis, vähem esimeses, teises ja nõndanimetatud preinvasiivses staadiumis. Aga üldiselt üldkokkuvõttena võime öelda, et umbes pooled esmaselt avastatud vähijuhud ei ole tegelikult läinud kaugele ja umbes pooled vähihaigetest me tegelikult suudame nagu terveks ravida. Näiteks Šveitsis ja mõnes teises lääneriigis on see protsent kõrgem, seal on 60% või natuke rohkem, aga Eestis jämedalt 50% esmaselt diagnoositud vähihaigetest ravitakse terveks, see tegelikult on suhteliselt hea näitaja. Mida tähendab terveks ravitud vähipatsient? Kas see on see inimene, kes 5 aasta pärast veel elab või see, kellel kunagi enam vähki ei tule? Onkoloogias on nii, et me ei saa kunagi täpselt väita, kas vähk tuleb või ei tule. Ja teame ka seda, et on veres ringlevad ehk tsirkuleerivad vähirakud, mis väikeses kontsentраtsioonis tegelikult ei ole inimesele ohtlikud, nad ei pruugi põhjustada vähi taasteket. Kui see kontsentratsioon tõuseb, siis see risk nagu tõuseb. Et me ei saa selles mõttes, see tervenemise kokkulepe on selline tinglik. Et onkoloogias meil on selline kokkulepe, et kui patsient elab sümptomite vabalt ja ükski uuring ei näita haiguse olemasolu 5 aasta möödudes ravi lõpust, me siis tegelikult tinglikult võime öelda, et see patsient on tõenäoliselt terveks ravitud. Et ta on nagu siis, inglise keeles on selline hea väljend survivor ehk vähist tervenenu. Aga oleme näinud ka patsiente, kellel 10 aastat, isegi 15-20 aastat peale ravi lõppu tekivad näiteks luumetastaasid. Rinnavähi puhul on seda võib-olla sagedamini kui mõne teise vähipaikme puhul. Aga see ei tähenda mitte seda, et nüüd haigus annab siirdeid 20 aasta pärast, vaid see tähendab seda, et haigus oli algselt juba 4. staadiumis. Et olid sellised nõndanimetatud subkliinilised ehk olemasolevate uuringumeetoditega mitte avastatavad vähirakud. Neid nimetatakse nii meditsiinikeeles dissemineerunud vähirakkudeks, mis luuidis ei tule välja ja ühel hetkel siis organismi vastupanu langemise foonil või mingi trauma foonil või mitu põhjust, et siis need rakud hakkavad paljunema ja tekib selline suurem siire ja sel juhul me saame rääkida juba 4. staadiumi haigusest. Nii et onkoloogias see tervenemine, seda näitab tegelikult aeg, aga üldjuhul on 5 aastat selleks piiriks, et selles mõttes on õigus. Lõpetuseks mul on blondi küsimus ka. Et nende kõikide intervjuude jooksul on meil hästi põhjalikult erinevate skeemidega tehtud selgeks, kuidas moodi, et keegi küsiks sükest rumalat küsimust iialgi, et kas on olemas juba vähiravim või kas meile võiks terendada silme ees vähiravim, kuna vähk on vähemalt 250 haigust. Samas kui kunagi penetsiliin avastati, siis see on ju antibiootikum väga paljude haiguste allasurumiseks. Et kas vähi puhul tõepoolest on see täiesti välistatud, et võiks tulla üks ravim? Ma arvan küll, et
et see vähi puhul kahjuks on vist välistatud, sellepärast et mitte nagu kõik inimesed, eks ole, on erinevad, nii on kõigi patsientide vähid erinevad, aga mitte ainult isegi seda. Ühe patsiendi vähk, kui tekivad näiteks siirded, see bioloogiline olemus on erinev näiteks põhi- ehk primaarkasvajal ja vähi metastaasis ehk siirdes. Ja seetõttu rinnavähi puhul näiteks on suisa kohustus, kui on näiteks üksik vähisiire, kas see on näiteks maksas või lühvisõlmes, võtta uus proovitükk ja määrata uuesti nii histoloogiline ehitus kui ka tema tundlikkus hormoon- ja bioloogilisele ravile, sellepärast et see tundlikkus võib muutuda. Retseptorstaatus ehk need retseptorvalgud, mis määravad tundlikkuse näiteks hormoon- või bioloogilisele ravile, võib muutuda. Et negatiivne staatus võib muutuda positiivseks ja vastupidi. Nii et kuna see vähk on niivõrd bioloogiliselt heterogeenne haigus ja ühe paikme piirides juba ütleme rinnavähi puhul on, siin kogu aeg arvati, et on 4 sellist molekulaarset tüüpi. Nüüd arvatakse, et neid on isegi siin 15-20. Aga kõiki neid ravitakse tegelikult pisut erinevalt. Nende prognoos, nende ravitundlikkus on erinevad. Seetõttu ei ole nagu väga reaalne, et me leiame ühe sellise ravimi, mis kõigi vähipaikmete, kõigi patsientide puhul nagu ideaalselt töötab. Nii et see vähiravi on ikkagi individualiseeritud ja üha enam individualiseeritumaks ta tegelikult läheb, sest me saame vähi olemusest, tema bioloogilisest olemust iga päevaga ikkagi üha rohkem teada. Aga teisest küljest on ka nii, mida rohkem me saame teada, me näeme, kui keeruline see tegelikult on. Et igale sellisele, ravimile ja ravimeetodile on ka vähk on niivõrd selline kaval haigus, et on selline nagu selline alternatiivne variant, kuidas sellele vastata. Nii et me blokeerime ühe näiteks signaaliraja, siis eks ole, tegelikult see paljunemine toimub üle teise signaaliraja ja nii edasi. Nii et kõiki neid mehhanisme blokeerida on kaunis keerukas ja seetõttu vähiravis tihti ongi nii, et me ei saavuta täielikku ravivastust. Et me hävitame osa kasvajast, aga me ei saa kõikidest vähirakkudest nagu jagu. Ja üks teooria on ju selline, et vähitüvirakud on nagu selles süüdi. Et me tavaraviga hävitame tavalisi vähirakke, aga vähitüvirakud, millest vähk võiks olla nagu alguse saanud, et tavaravimid sinna tegelikult ei toimi, et seal oleks vaja erilisi ravimeid. Aga see on omaette teema ja kõik teadlased ka vähitüvirakkude teooriat ei toeta, aga tõenäoliselt on seal ikkagi suur iva sees, sest mitmete paikmete puhul näiteks rinnavähk on vähitüvirakud tegelikult kindlaks tehtud. See võib-olla ongi kogu selle asja alus, et see uurida see on üks selline teooria ja see on üks variant, et püütakse leida ravimeid vähitüvirakkude vastu. Aga seal on ka ilmselt oma spetsiifika, kas meil on tegemist siin kopsuvähiga, rinnavähiga, jälle hakkame me rääkima erinevatest juhtudest. Ja seetõttu kahjuks vist sellist universaalset vähiravimit, ka immunoloogilist ilmselt ei ole võimalik välja töötada. Ta võib mingil määral võib-olla toimida, aga me ei saa täielikku sellist ravivastust. Ühesõnaga, seda ei saagi, sellele ei saagi lõplikult mingisugust piiri panna sellele haigusele. Ei saa. Kahjuks vist ei saa. Ja.